Joosep. Paar päeva rohkem kui nädal. Joosep on elanud umbes nädal meie juures ja mis ta siis siin ära on õppinud? On õppinud, siin on sööma õppinud, siis natuke oleme õpetanud, et ta oskab oma nimele. Joosep! Reageerida, vaata. Joosep! Okei. Siis ta on õppinud siin nurgas pissima minu asjade peale. Siis ta närib minu kitarri siin nurgas. Ja siis ta tassib öösel, kui meie magame, siis ta tassib oma pesasse neid igasuguseid vidinaid, veab kõik siia kokku. Kui lähed ära, siis pane see kinni. Siis ta on veel õppinud, nüüd on ta juba energilisem, algust oli nii hirmunud. Nüüd ta mängib ja jookseb ja tahab õue minna juba ja siis ta julgeb vannituppa minna ja magamistuppa ja... Joosep! Joosep! Ja Joosep, nädal aega oled sa nüüd elanud meie juures. Nüüd on viimane aeg, et me jätame sind üksinda koju nädalaks ajaks ja sõidame ise minema. Klassikaline garaažist väljumise stseen. Seekord pimedas öös. Varjude mängu, varjude vahel mängeldes Tartu maantee mäest üles. Aga kellalaadja. Oskar, kuhu me sõidame? Itaaliasse, Toskaanasse või Lukasse. Lukasse. Mis kuu ja mis kuupäev meil on? 30 september. Septembri viimane päev, aasta? 2021. Ja nii, mis meil on siis siin? Kell on 8 õhtul ja palju meil kraade on? 15 kraadi. Täna oli ikka üllatavalt soe päev. 15 kraadi on sellepärast, et garaažis oli 15 kraadi, aga tegelikult kella peal näitab 8 kraadi on tegelikult õues. Ja Lukas ootab meid, mis te arvate palju? Ma pakun, et see ei ole nii palju soojem, aga ma arvan, et... No natukene paar kraadi soojem, 24. Mis me selleks video, kas teil video nime osas on ideid? Pikk nädalalõpp mägedes. Long weekend. Viik on loppu. Täna on siis neljapäev. Homme lõunaks oleme kohal. Siis laupäev, pühapäev, esmaspäev ja teisipäeval tuleme tagasi. Nii et 3,5 päeva saame koha peal olla. No, asi see. Ja kes meil, kuidas meil siis uus pereliige Joosep, kes on meiega olnud 5 päeva meie peres. No, nädal. Jah, kuskil nädal. Mis temast siis sai, rääkige? Temale me kutsusime tuttavad meie juurde ja nema palvavad teda, kuni me oleme. Kes need tuttavad olid? Triinu õde ja tema poeg? Jah. Tiiu ja Karl tulevad siis valvama meil koera, jah? Aga õnneks Joosep on juba kõva arengu teinud, nii et ta on juba väga sisse elanud, ütleme nii. Ta ei ole enam nii paanikas nagu alguses. Kell on täpselt 2011 nüüd. Elo! Mis seal sees on? Šokolaad. Okei, äge. Mina küsisin alkoholivaba õllut ja vaadake, mida ma sain. Porterit. Küsisin, kas teil muud ei ole, ta ei küsinudki. Palas mulle otse seda. Aga kahjuks või õnneks muud ei olnud, nii et ega ma millestki ilma ei jäänud, peab proovima. Lauren teeb meile, ma teen sissejuhatuse, Lauren teeb meile elamise tuuri. Nii, mis tuba see siin on? Suur tuba, köök? Jah, suur tuba, siin on köök ja elutuba. Vaatame vaadet ka. Istandus paistab, siin on meil oma aed kuskil. Me siin snäkitame. Ja, mis me snäkitame? Me käisime poes ära. Ostsime 2 kotitäit head paremat. Palju läks, Lauren? 69 €.
Jah. Maitsed magusad. Nii. Siin on siis minu emmetuba. Siin on meie vets. Jah. Siin on... Mis see pott teeb, Laura? Vot see siin. Ma ei tea. Kuidas sa ei tea? Ma ei tea, noh. No ma pärast näitan sulle. Okei. Siin pestakse jalgu. Jalgu ka kindlasti, jah. Nii, see on siis sinu ja emmetuba, okei. Nii. Nüüd tuleb oissu ja issituba. Siin on mingi, ma ei tea, mis asi siin on. Kolikamber. Siin on emme, see on issi ja oissu see Vets. ja siis nende kahe tuba. Ja miks issi ja ossu magavad koos ja miks sina magad emmega? Sellepärast, et oissu ja issi tahavad vaadata koos kolmpäevast. Okei. Laura, kas sa tead, miks Itaalias on need puust sellised akendele ette pandud? Ei tea. Sest kui siin inimesed on harjunud lõuna ajal unepausi tegema, et siis saaks toa täitsa pimedaks teha, vaata. Panen teed ette. Lükka sealt ka kinni, Laura. Vaata, kus tuba läheb täitsa pimedaks. Läks küll. Täiesti pime. Laura, näita meile, mis me siis poest ostsime. Tee külmkapp ka lahti. Mis me selle 69 € saime? Näed, vaata, siin on leisi, krõpsud. Siin on need meie... Mis need on, Laura? Ma ei mäleta. Legendaarsed. Need on nagu mini-kringlid, meie lemmikud siin. Siis on KitKat, värske sai. Mis siin veel on? Mis selle nimi on? Focaccia? Jah, siin on veel selline... Siis on veel see issi lemmik selline koogik Nutella pulgad. loomiga, nii. Siis on Nutella pulgad, Coca-Cola, alkoholivaba õlu, San Pellegrino, vaata kõige ägedam asi. Kuna me elame nüüd päris toimivas veinimõisas, siis siin kingiti meile nagu saabumise puhul selline nende enda toodang, mis on siis nagu frisante, ühesõnaga naturaalne vahuvein, kohalik toodang. Nii, mis siin on? Krõpsud, singid, juustud, oliivid, jäätis ka veel. No ühesõnaga, saime küll kraamisel. Mõtlesime, et ostame varuga oliiviõli, nii et ikka otsa ei saaks. Seda, mis see teine on? Balsamjäädikat ka, et mõtlesin, mul on hea suure pudeli. Nii, kaua oodatud bassein. Nii, Oskar nüüd demonstreerib, kuidas ta on. Õppis koolis ujumistunnis sukeldumise ära. Nüüd ta kasutab seda igal võimalusel. Nüüd ta peab discgolfi kette ära tooma. Oskar harjutas seda sukeldumist, teate kus isegi. Pani õhtul endale vannivee. Läks vanni ja siis hakkas harjutama seal oma ette sukeldumist. Nii, siin on siis tähelepanuväärne koroona need mingid potskad on siin, et siin peab niimoodi jalad ära pesema, loputama, siis selle rohelisega üle tegema ennast, siis võib ujuma minna. Ja siis reeglite järgi peaks olema veel vannimütsid ka kõigil peas. Aga me neid hakkame hiljem vaatama, kust me saame. No nii, poseerimine tehtud. Jah. Jumal, kui kihvtid. Kus ma annan sulle selle? Me oleme siin vähemalt 5. korda. Iga kord, kui me siia linna tuleme, lapsed tahavad minna siia muuseumisse. Ma ei tea, mis neid siin nii hirmsasti inspireerib. Aga näed. Prantsusmaal oli veel 80-ndatel selline asi, Oskar, et kurjategijad hukati selle giljotiiniga. Pea pandi siia alla, vaata. Ja siis ülevalt tuli suur nuga ja lõikas pea otsast ära. Vaata, nagu seal pildi peal on, näed või? Vaat isegi 80. aastal, mis alles lõpetati Prantsusmaal siuke jama ära. See kiikkogu on ikka meil läbi aegade lemmik. Kuna täna on reede, siis kellelgi on tõsised plaanid siin täna nende jookidega igal juhul. Üks korralik pidu teha. Näed, siin müüakse lammareid. Siin saab 235 ja siin on üks lammar veel müügis. Et see on, mis selle hind on, 225. Aga hea hinnaga. Mis asi? Ma loodan, et me saame selle järgmise 40 minutiga kätte.
vaata kui ilus hommik on, Laura, ma pean kohe filmima seda, väike udu on ja me läheme Lauraniga tellima hommikusöögiks siit. Tellime 8 muna ja 1 paki mingeid küpsiseid. Office oli kinni, aga me saime oma tellimuse jätta, siis homme tuuakse meile nende kanade ja mune, kes seal elasid. Ja siis mingisuguse koka mingit saia või küpsist, vaatame, kuidas see siis maitseb. Ossu sai uue särgi. Kloini püksid, bujaka. NKE sokid otse maaletoojalt. Näed, Bujaka. ilus pango. Kaelakeed otse maaletoojalt. Bujaka. Uus laudlina, 3 eurot. Bujaka. Antiikne puusisalik, 2 eurot. Bujaka. Kuidas sa sukeldud? Näita, kuidas sa sukeldud. Ei, lihtsalt sukeldu.